Jou kõik Brigitte blogi vaatajad, kätte on jõudnud 3. episood ning mul on külas Eesti üks kõige skandaalsemaid paare. Demoskoori see alguse koolis, kui tundsin, sest tohib on muu. Diagnoosid ja lolliks ja hoobist erikooli rongi perroo. Igal juhul emme on tagasi, issi on tagasi. Meil on selle üle ainult hea meel. Ingrid ja Andrus, ma olen teile välja printinud küsimused, mille vastuseid te kindlasti peate teadma. Valentinipäev on tulemas, loodetavasti te tülli ei lähe, aga need on väga mahlased küsimused. Eesti räpimaastikul oli väike kaklus, väike konflikt. Kas teie olete tiim Arop või tiim Abraham? Tiim Abraham oleks pidanud rohkem matsu saama minu eest. Vanade asjade eest, aga seal vedas. Saaksid olla 9 päevaks keegi siit seltskonnast, kelle valiksid ja mida esimesena teeksid. Ma oleks Ingrid. Miks ja mida teeksid esimesena? Ma tean, mis ta teeks. Läheks endaga voodisse. More teens are having luck. Ma tunnen natuke loonerin ennast, sest et mul on siin arvunud paar ja siis Me oleme seda arutanud. Sinu parima sõbra elukaaslane ütleb, et tal on sinu vastu tunded. Kas ütleksid seda oma sõbrale? Kui jah, siis millal? Kuna ta oleks mu parim sõber, siis ma usun, et ta vääriks seda teadmist, et ta elukaaslane on selline nikkar. Ja ma arvan, et ma ütleks seda umbes järgmisel päeval, ma 24 tundi seediks seda. Kes siit seltskonnast on voodis? Tõenäoliselt kõige ekstreemsem. Ma ei pea vastama selle. Miks? Ma tahan teada. Miks te kunagi ei või öelda mind? Ma tunnen ennast täiega välja jäetuna nagu. Kas ma ei tundu siis nagu, et ma võiksin olla ekstreemne? Ei. Oraalseks või alkohol, kummast loobuksid? Kahju, et see küsimus mulle tuli. Ma ütleks pigem sorry, aga alkohol ja mõlemal viisil saada või anda. Yeah, go ahead. I want to see this. No. Nobody's sure. Mis on sinu arvates suur sekspartnerite arv? Kui paljudega peaks su kaaslane olema maganud, et see sind häiriks? Mis numbrist sa oleksid nagu mingid kuuled kutt, et see on veits palju nagu? Või jällegi ei kahetse midagi? Ma ei valikski siukest partnerit, et tal oleks